amen, 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 amen. Seal on üks vabadus issanda palge ees. Seal on üks hingamine Jumala ees. Amen. Jumal tahab tuua hingamise oma rahvale. Üks huvitav asi siin, üks siuke, see on see, et tuli, siuke meelde tuli, me kunagi natuke aega tagasi arutasime või rääkisime ja oli ka mõtisklus oli see, et Jumala vaim tahab tulla ja jääda. Ta tahab tulla ja jääda. Jeesus ütles, et kui mina ära ei lähe, ei saaks tulla püha vaimu. On nii. Ja üks huvitav asi on see, nad on kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja püha vaim, me teame. Ja mis on huvitav on see, kui me räägime Jeesusest, siis Jeesus tuli ja tahtis. Ta ütles, et ma teen ainult seda, mida ma kuulen Isa tegevat. Ma räägin seda, mida ma kuulen Isa rääkivat. Ma teen, mida Isa teeb ja ma räägin. Nad allutasid oma tahte Isa tahtele. Samamoodi ka püha vaim. Isa läkitas püha vaimu. Ja sel momendil, kui Isa läkitas püha vaimu, püha vaim tegi otse, ma tahan teha seda, mida Isa tahab, et ma teeksin. Meil peaks olema siuke, meie süda või vaim peaks olema siuke, et ma tahan teha seda, mida Isa tahab, et ma teeksin. Me peaksime võtma oma tahte ja allutama Isa tahtele. Amen. See on see, et üks asi on see, mida püha vaim tuli, püha vaim võttis oma tahte ja pani selle Isa tahtesse, võttis selle vastu, nagu Jeesus tegi samamoodi. Amen. Ja Isa tahe on hea, Jumal tahab, Bibel ütleb, ta tahab parimat kõigile. Järelikult me võtame oma tahte ja paneme selle Jumala tahte alluvusse. Kes usub, et Jumal tahaks sulle midagi halba? Ei taha ju. Ta ütleb, kõik hea and ja kõik täiuslik and tuleb Isalt, kelle juures ei ole muutust, kelle juures ei ole pimedust, kelle juures ei ole varjutuste varju. Ja see ongi see, ja mida Jumal tahab? Esimene asi ta ütleb, ma tahan, et sa õpiksid mõtlema teistmoodi. Õpi mõtlema nii, nagu mina mõtlen. Ja kuidas ta mõtleb? Mitte miskit pole võimatut sellele, kes usub. Sa suudad tema läbi, sa suudad minu läbi kõik, sest mina teen su vägevaks. Samast ütleb, et olge pühad, nagu mina olen püha. Meie eesmärk peaks olla, et ma tahan olla võimalikult püha. Sest tema... Siin oli üks väike vestlus oli, või ma mõtlesin nagu siuke, et me teame, et on Uus Testament ja Vana Testament, on ju. Aga Uue ja Vana Testamendi vahel ei ole müüri. Vana Testament ei ole muutud. Vana Testament räägib, kes on Jumal, mis talle meeldib, milline ta on ja kirjeldab. Ja Jumal tahtis ainult parimat Iisraeli rahvale. Ja iga kord Iisraeli rahval keeras selja, Jumal ei olnud muud üle, kui mis iganes teha selles olukorras. Me täname, et Uus Testament on parimatele tõotustele, paremale tõotustele rajatud. Jeesus vabastas meid käsuneedusest. Jeesus tegi, aga need kuuluvad meile, seepärast me oleme Kristuses. Need ei kuuluks meile, kui me ei oleks Kristuses. Aga kuna me oleme nüüd, aga me ei tohi ära unustada, Uues Testamendis me oleme Jumala rahvas. Me oleme kaaspärijad, järelikult nüüdsest alates me oleme Jumala rahvas. Ja meil tuleb võtta kätte ja teha seda, mida Jumal kutsus meid tegema. Üks asi, mida Jumal tahab, et me teeksime, et me kuulutaksime evangeeliumi. Ta tahab, et meie teod ja meie käitumised, meie sõnad tooksid au temale. Amen. Need kõik asjad, ta ütleb, et kogu käsuõpetus on võetud vangi või mis selle mitte vangi, selle alla, et armasta oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest, mis sul on ja armasta oma ligimest nõnda nagu iseennast. Amen. Ja Jeesus ütles, käsuõpetus ei võtta ühtegi kirja ära, midagi ei võeta ära. See näitab tegelikult, kes on Jumal, Jumala loomuse olemus. Amen. Ja me täname sellest, meil on Uus Testament, meil on parem testament, me täname võime minna julgusega Jumala armu järje ette. Me täname, et Jumal vaatab läbi Jeesus vere meid, nagu patt poleks meid kunagi puutunud. Meil on privileeg. Me ei pea enam ohverdama loome asju. Jeesus läks ja puhastas ühe korraga kõik ära. Amen. Ja Piibel ütleb, et Jumal vaatab meie peale, nagu patt poleks kunagi puutunud. Meid on puhtaks pestud läbi Jeesuse vere. Ja me teame, et Jeesus seisab Isa juures ja palvetab meie eest. Amen. Kogu aeg. Ja üks osa, mis ta palvetab, on selle osa eest, mida me veel ei saa aru. Sa tead seda või? Ta ei palveta selle osa eest,
millest me saame aru, sest sellest, mida me teame, aru saame, sellest me oleme vastutavad. Aga see osa, mida me veel ei tea ja aru ei saa, see on see koht, kus Jeesus ütleb, isa, kuule nad veel ei saa aru, anna andeks, ole armuline. See on see osa, mis ta palvetab, aga see osa, mida me juba näeme, teame, me oleme vastutavad selle eest. Amen. Aga see ongi see, et üks nagu, et allutada oma tahe isa tahtele. Sest isa tahe on alati parim. Amen. Isa tahe on mõnus. Ja vaata, püha vaim allutas oma tahte isa tahtele. Ja ta tuleb ja ta tahab olla meiega, ta on meie sees, ta on meie trööst ja abimees. Ja kusjuures kõige huvitavam on, kui sa vaatad Johannese evangeelmise, ütleb, et mina ja isa tuleme, teeme eluaseme sinu juurde. Kes on sinu juures? Isa ja Jeesus, poeg on sinu juures kogu aeg. Aga siis ta ütleb, et püha vaim tuleb ja elab sinu sees. Ta tahab olla. Järelikult isa, poeg ja püha vaim on kõik koos sinuga. Amen. Ja küsimus on see, et mida näiteks püha vaim teeb meie sees. Kas ta lihtsalt ratsutab meiega kaasa, käib läbi elu või ta on see, kes me laseme tal juhtida oma elusid, me kuuletume. Ja püha vaim on niisugune õrn, tasane, vaikne hääl. Ta on püha vaim, ta on džentelmen, ta on auvaim, aga samas ta on ka väevaim. Ja me lasta ta enda seest esile tulla. Amen. Halleluja, kiitus Jumalale. Halleluja, aga üks väga-väga tähtis on see, mida me näeme, mida Jeesus tegi, püha vaim. Nad allutasid oma tahte, isa tahtele. Nende tahteks sai see, mida isa tahtis. Isegi kui me teame, et Jeesus oli Getsemane aias, mis oli võib-olla tema elu kõige raskem palve. Seda kutsutakse pühendumise palveks. Ja ta ütles, isa, kui on võimalik, las see karikas läheb mööda. Aga isa, mitte minu tahe, vaid sinu tahe sündib. Isegi selles raskes olukorras. Ja me teame, mis see karikas oli. Üks asi oli see, mida me näeme füüsilises maailmas. Ta läks ristile ja ta oli haavad ja tema ihu piinati meie pärast. Aga kui me hakkame vaatama vaimset poolt, esiteks kõik haigus pandi tema peale, mis on juba omaette paras piin. See veel selleks, aga kõige hullem oli tema jaoks see, ta pidi minema põrgusse ja ma arvan selle kõige juures, kuna kogu maailma patt pandi tema peale, siis isa pidi oma näo ja pilgu ära pöörama tema pealt. Ja see oli see moment. Kui teete, hämmastav oli see Jeesuse puhul, ta teadis, et see on tegelikult 3 päeva. Isegi see moment, et ta kas või 1 minuti, 1 sekundi on lahus isast, oli tema jaoks väga, väga suur. Ja me peame mõtlema või ütleme nagu meiegi puhul, et aru saada tegelikult isa on hea, isa on imeline, isa on väeline. Ta lõi inimkonna, inimese meid, et olla osatuses meiega, et suhelda meiega. Ta tegi endale sõbra. Amen. Ta tegi kellega koos olla. Ja ta tahab meile parimat. Ta ise, inimene, kui teete, inimene reetis ta, inimene keeras selja talle. Selle kõige juures. Ja ta ikka tuli ja ohverdas ennast. Ta ikka pani kõik maha. Ta pani kogu oma jumalikkuse maha, ta pani kõik maha, et saada sind ja mind kätte. Amen. Ja see on üks osa, mis meiegi peaksime nagu siis, see on see, et see lihtsalt hakkab pihta meelt uuendamisest. Kui Jumal ütleb, ma tahan, et sa uuendaks oma meeled, ma tahan, et sa muutuksid teistsuguseks meele uuendamise teel, siis meie südame igatsus ja soov peaks olemagi see, et ma tahan olla teistsugune. Ma tahan olla isale meelepärane. Amen. Halleluja. Ja see hakkab pihta kõik alandlikkusest. Ja me vaatame natukene alandlikust või alandusest täna siin paigas. Sest et meie elud ei tööta, kui me ei ole alandlikud. Isegi me ei saa ehitada oma muresid Jumala peale. See nõuab alandlikkust, öelda, et Jumal, ma annan oma mure sulle üle. Sina nüüd hoolitse selle eest.
Amen. Aga kui me vaatame 1. Peetruse kirja ja seal ta ütleb, meile meeldib see 5-7 kõigil, on ju nii? Kõigile meeldib 5-7. 1. Peetruse 5-7 meeldib kõigile. Ja seal ta ütleb seal, heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. On ju nii? Aga 6 ütleb, siis alanduge Jumala vägeva käe alla, et ta teid ülendaks omal ajal. Heitke kõik oma mure. Jälle ta räägib, et teatud alandlikkusest või alandusest. Jumal, ma alistun sinule. Ma alistun sinule, et ma võiksin teha seda. Isegi siin ta edasi, ta veel ütleb siin, et olge kained, valvake, sest vastane kurat käib ümber nagu möörgilõuver, otsides keda neelad tema vastu seitse kindlad usus ning teadke, teie vendal maailmas tuleb neid samu kannatusi täielikult kanda. Kusjuures 2 kirja kohta on umbes analoogses järjekorras. Alandus, heita mure Jumala peale, seista vastu kuradile. Me teame, et Filippi kirjas ta ütleb, heitke, ärge muresse üht, vaid laske kõigis oma palumused, palveandmised tänused Jumalale teatavaks. Aga kui me lähme Jakobuse kirja, siis Jakobuse kirja ütleb meile väga huvitav, kui me läheme Jakobuse 4.4. Te abielu rikkujad, eks te tea, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu. Kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks. Või arvad, et kiri asjad ütleb kadeduseni, ta himustab vaimu, kes meis elab, aga ta annab veel suuremat armu, sellepärast kiri ütleb, Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Kes saavad armu? Alandlikud saavad armu. Amen. Suurelistele paneb vastu, aga üks asi hakkabki alistumisest Jumalale. Et Jumal, minu tahe saab sinu tahteks. Ja siin, mis ta ütleb? Ta alustab sellega, te abielu rikkujad. Mis ta on? Kui meie suhe maailmaga on suurem kui suhe Jumalaga. Ja see ongi üks koht, kuidas ta kutsub meid eralduma, olema teistsugused. Ja see nõuab teatud alandlikkust. Et Jumal, ma alistun sulle, ma ei lähe selle maailma süsteemiga kaasa, ma lähen kaasa millega? Sinu süsteemiga. See on alandlikkus. Ja vaata, mis ta edasi ütleb. Siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Kuidas me saame kuradist lahti? Kui me alistume Jumalale. Me alistume, alandume, et Jumal, sinu tahe on minu tahe. Sinu tahe on minu tahe. Ma tean, et sõprus maailmaga sulle see ei meeldi. Ma olen sõber sinuga. Amen. Ja vaata, mis ta edasi ütleb. Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Puhastage käete patused, kassige südamed, te kaksipidi mõtlejad. Kes on kaksipidi mõtleja? Kahtlev mõtlev ja alati on kaksipidi mõtlev. See on täpselt see sama, nagu see, ta ütleb Jakobuse kirjas, ta räägib sellest tarkuse palumisest. Kui kellelgi on puudu tarkust, see palugu Jumalalt, mida? Tarkust. Ja Jumal annab suisa ja ei tee mitte mingisugust etteheited. Aga kes palub, see palugu usus. Amen. Sest kes on kahtlev meel, on nagu laine, mida tuul sinna tänna väksab. Täna on, Jumal on imeline, täna on hea. Homme ma ei tea, kas Jumal on imeline hea. Aga see ongi alistumine Jumalale, et Jumal, sa oled kogu aeg hea. Ma võin tulla sinu ligi, ma võin olla koos sinuga. Ma alandun ennast sinu ette. Amen. Ja see on see koht, kus Jumal saab sind järjepidevalt ülendada ja ülendada ja ülendada. Amen. See on see, et Jumal, ma võtan sinu sõna, ma alistun enda tahte, sinu tahtele, sinu sõnale. Sinu sõna ütleb ära muretse. Ma keeldun muretsemast. Jumala sõna ütleb, ma olen su terveks teinud. Seal ei ole kunagi agasid selle juures. Kui ma ütleb, olge pühad, nagu mina olen püha, siis meie mõte peaks olema kohe milline. Ma olen püha. Ma tahan olla püha. Piibel ütleb, et ei saa kahte isandat teenida. See, kas armastad ühte vihke teist? Okei, Jumal, ma ei saa kahte teenida, ma saan sind teenida. See kõik on
see ongi see alistumine Jumalale. Jumal, ma alistun ennast sulle, ma alistun ennast sinu tahtele. Ja Jumal ütleb, muutuge teistsuguseks. Jumal, okei, kuidas sa tahad, et ma muutun? Oma meele uuendamise teel, ma teen kõik selle nimel, et hakata mõtlema nii, nagu sina mõtled. Amen. Ükskõik, mis on. Kui Jumal ütleb, et tema armastus on meie südamesse välja valatud pühavaimu läbi, kes meile on antud, siis me nõustume sellega. See on jälle alandumine, et ma nõustun Jumala sõnaga. Ma nõustun Jumal sinuga, mis sul mulle on öelda, mis sa tahad mulle öelda. Alandugi issanda ette, siis ta ülendab teid. Amen. See on jälle, et Jumal, ma tulen su ette, mida sa tahad? Mul on vaja siit muutuda, mul on vaja seda muutuda. Mul on vaja jääda lahkeks, mul on vaja jääda sõbralikuks. Amen. Samamoodi Piibel ütleb ju, Jeesus ütles, inimesed tunnevad, et olete minu jüngrid, kuidas te hoolite või armastate üksteist. On ju, oled sa kuulnud seda? Nüüd ma teen otsuse, kuna ma olen Jumala laps, kuna ma olen kristlane, ma ei ole täiuslik, mitte keegi meist pole täiuslik. Aga me teeme kõik selle nimel, et see meie koda, see meie pere, me hoolime üksteisest. Miks? Sest ma tahan, et inimesed näeksid seda. See on järjekordne alistumine. Jumalal alandumine. Amen. Ja mis on kõige põnevam, Jumal annab alandlikele jõudu. Jesaja 57:15. Ta annab alandlikele jõudu, Jesaja 57:15, sest nõnda ütleb kõrge üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures. Et elustada alandlikke vaime, elavaks teha rõhutute südameid. Kas sa paned tähele, mis ta ütleb? Alandlikud ja rõhutud saavad mida? Jõudu ja tugevust kust kohast? Jumala käest. Kas Jeesus ka ütle? Kus ta ütleb siin väga hästi? Õndsad on vaimsust vaesed. Miks? Sest nende pärast on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid trööstitakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Õndsad on pühad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lapsiks. Õndsad on need, kes taga kiusatakse õiguse pärast, sest nemad pärivad taevariik. Nende pärast on taevariik. Õndsad oled teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusad ja valet räägivad, teist kõiksugu kurja, aga olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas, samuti on nad taga kiusatud prohveteid enne teid. Amen. See on jälle seesama, õndsad on need, kes ajavad Jumala asju, Jumala liini. Ja ta ütleb ka seal Jakobuse kirjas, teie rõõmutuge nutuks, kus ta ütleb seal? Tulge ära oma viletsuse leinak ja nutke, teie naermutuge nutuks ja rõõm tusaks. Ja tihtipeale mõtlevadki, et kas me peame nüüd kurvad olema? Ei ole. Kui me valime olla rõõmsal, naudime, ta räägib maailmast. Te ei saa teenida maailma. Ja tihtipeale me rõõmutseme maailma asjadest. Ja teinekord on see, et alistumine Jumalale on see, et ma seda ei võigi teha. Parem see muutugu nutuks. Kui sa saad aru, mis ma mõtlen? Kui me räägime teistpidi, räägime patu rõõmust siis. Maailmas olla, nautida, mis maailm pakub. Ta ütleb, parem see osa muutugu nutuks ja tule alistu mulle, et ma sind ülendan. Ja see, kus ta ütleb, et issanda rõõm on sinu tugevus. Sest maailma rõõm ja selle rõõm on milline? Üürikene. Et seda kõike saada, see nõuab mida? Alandlikkust. Ja tihtipeale inimesed arvavad, et alandlikkus on me oleme sellised tossikesed ja me oleme sellised nõrgukesed. Ei ole, see on tugevus. Alandlik olek on tegelikult tugevus. Ma alistun Jumalale, ma teen Jumala tahet. Ma teen tema tahet, kes on kõikumatu, võitmatu,
kes on minu jõud ja tugevus, kes on minu rõõm ja rahu, kes ei kõigu iialgi. Ja see teeb alandlikkuse tegelikult tugevuseks. Näiteks Matteuse 11:28 ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamise, võtke eneste peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane, see on alandlik ja leite hingamise oma hingedele. Ta ütleb, võtke eneste peale, mis asi? Minu ikke ja minu koorem. Me alati kanname kellegi koorem, see nõuab ka alandlikkust. See kõik, et Jumala sõnale kuuletumine nõuab alandlikkust. Kui palju me kuuleme, sa ei tule mulle ütlema. Aga miks mitte? Kui ma ütlen, alistume Jumalale, et okei, alistume. Paneme maha selle maailma koorma, haarame Jeesuse koorem. Ta ütleb, et minu ikke on hea, minu koorem on kerge. Mina annan. Ütleb, kui me võtame ikke enda peale, Jeesuse ikke, sest me oleme alati mingi ikke all. Me kanname alati mingit koormat. Ja Jeesus ütleb, et kui sa minu oma kannad ja minu oma võtad, on see kerge ja on see hea ja mõnus. Ta ütleb, minu ikke on hea ja minu koorem on milline? Kerge. Ja see ongi täpselt sama, aga sa ei tea, millest ma läbi lähen. Jumal ütles selle peale, heida oma mure minu peal. Sa ei tea, millest ma läbi lähen. Heida oma mure Jumala peal. Aga sa ei tea, millest ma läbi lähen. Heida oma mure Jumala peale. Kui sa saaksid aru, millest ma läbi lähen, heida oma mure Jumala peale. Sa muud ei oska öelda, aga mina ei öelnud seda. Jumal ütles seda. Ja ta ütles, ma pean hoolt sinu eest. Ja alandamine ja alandlikkus on see, me teeme, et Jumal, ma sõltun sinust. Ma panen oma elu sinu kätesse, annan sinule üle. Ja tihtipeale, kui me alandlikud oleme, inimesed ei saa sellest aru, kuidas sa heidad ära. Nad võivad meid pidada kalgiks ja ülbeks, nad võivad meid pidada uhkeks, nad võivad ükskõik pidada. Alandlikkuses on ka oma tugevam külg. Ja vaata, üks huvitav lugu on Piiblis, 1. Samuel 17:28. Siin ta ütleb niimoodi, see on see Taaveti lugu, ta läheb siis sinna laagrisse süüa viima ja vaatame, kuidas olukord on. Ja kui Taavet jõuab sinna, kõigepealt teda ei peetud millegiks. Ta oli karjapoiss, kui ta võiti kuningaks, on ju nii. Ta oli maha jäetud, hüljatud. Ja nüüd ta viiakse, läheb sinna laagrisse ja vaata, kuidas temasse suhtutakse. Ta küsib, et oot, mis siin toimub? Mis siin toimub? Mis siin on? Ja räägitakse, et koljat hirmutab seda ja ta tahab kuulda, mis siis see tasu on selle jaoks. On ju? Ja ütleb, kes igas koljati maha lööb, see saab endale mille? Pool kuningriik ja kuningatütre. On ju? See on nagu muinasjutt. Me oleme lugenud. Aga see ei ole muinasjutt, see on päriselt toimumas. Aga mõtle, kuidas tema... Ja me teame, et Taavet oli ülistaja, ta oli Jumala kartlik, ta teenis Jumalat, ta tahtis alati käia ja olla koos Jumalaga. Amen. Ja vaata tegelikult siin, aga Eliab, tema vanem vend, kuulis, kui ta meestega rääkis. Ja Eliabi viha sütis põlema Taaveti vastu, ütles, mis pärast sa tulid siia? Ja kelle juurde sa jätsid selle väikese karja sinna kõrbe? Ma tunnen küll su ülbust ja su südame kurjust. Sa tulid muidugi selleks, et näha taplust. Kui teete, tema vend arvas mida? Taavet tuli süüa tooma. Rahulikult süüa tooma, kuule, Iisraeli rahvas on probleemides ja tema vend arvab selle kõige juures, sa oled ülbe, sa oled kalk, sa oled mis iganes. On ju?
Aga tegelikult Taaveti süda oli, Jumal ütleb, ta on mees, kes on Jumala südame järgi. Ja vaata edasi. Ja Taavet vastas, mis ma siis nüüd olen teinud? Mis ma siis nüüd tegin? Eks see ole ju ainult kõnelus. Siis ta pöördus tema juurest ühe teise poole, küsis seda sama rahvas, vastas temale, nagu varem oli olnud kõnet. Aga kui neid sõnu kuulis, mis Taavet rääkis, aga kui neid sõnu kuuldi, mis Taavet rääkis, jutustati neid Saulile ja ta laksis tema tuua ja Taavet ütles Saulile, ärgu lasku keegi tema pärast oma julgust langeda, su sulane läheb ja võitleb selle vilistiga. Aga Saul ütles Taavetile, ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda, sest sa oled noor, temaga on noorest põlvest olnud sõjamees. Siis ütles Taavet Saulile, su sulane oli oma isa puduloojuste karjane, kui tuli lõukoer või karu ja viis lamba karjast ära. Siis ma läksin temale järele, lõin ta maha ning päästsin saagi tema suust. Ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarsin ta habemest kinni, lõin ta maha ja tapsin ta. Su sulane on nii hästi lõukoera kui karu maha löönud ja see vilist, see ümber lõikamata saab olema nagu üks neist, sest ta on teotanud elava Jumala väehulki. Ja Taavet ütles, küllap Jehova, kes mind on päästnud lõukoera ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Siis ütles Saul Taavetile, mine ja Jehova olgu sinuga. Vaata, siin ongi see, tema tuleb, et Jumal on mulle selle ime teinud, tolle ime teinud, ma olen olnud karjane, Jumal see, ja ma lähen ja võidan, sest ta on teotanud, see on alandumine Jumala käe alla, alandumine Jumala ette. Kuidas tema vend nägi seda? Sest tema räägib, et ma suudan selle vilisti maha lüüa, sest ma kõnnin koos vägede Jehovaga. Tema venna jaoks tundus see ülbus. See tundus, ja jälle me näeme sugulussiidet siin natukene. Või niisugust tuttavat, ta oli lähedane talle. Ja Taavet oli kõige noorem, see oli vanem vend. Aga sa oled ülbe. Mida Taavet tegelikult tegi? Ta rääkis Jumala sõnu, ta rääkis midagi, mida Jumal oli teinud. Ta oli alistunud Jumala, ta oli ülistaja. Ja Jumal oli talle andnud võidu karu üle, oli võidu andnud lõvi üle, et mis see on? Ja ma tulen siia sellepärast, et see vilist ei ole mitte midagi, sest ta teotab mida? Jumala väehulki, Jumala rahvast, ta teotab meid. Tema tuleb minu vastu mõõga ja piigiga. Mina lähen tema vastu vägede Jehovaga. Kas see on alandus? Tihtipeale tema alandus Jumala vägeva käe alla. Ja inimesed või tema vend siis nägi seda kui ühe suure ülbusena, mis sa oled siuke. Ja Taavet ütles, mis ma neid valesti teinud olen? Ma lihtsalt räägin Jumala sõnu, ma lihtsalt tegin otsuse alistuda Jumala vägeva käe alla. Ja see on teinekord on ka, alistumine on tegelikult tugevus, sest alistumine on see, et me oleme teistsugused. Inimesed ütlevad, sa ei olegi meesugune. Ei ole, ma tahan olla Jumalasugune. Kõik ju teevad niimoodi, mina ei tee niimoodi. Kõik ju muretsevad, mina ei muretse. Sa oled ülbe. Sul ei kõlbagi muretseda. Ma ei saa muretseda, ma pean alistuma Jumalale. Jumal ütles, ära muretse. Tihtipeale me mõtleme, et alistumine on nõrkus. Alistumine on tegelikult tugevus. Nõrkus on see, kui me lähme lihtsalt selle vooluga kaasa, mis me ümber toimub. Nõrkus on see, kui me ei tee seda, mida Jumal on meid kutsunud tegema. See on täpselt see, et kui me ehitame Jumala kogudust, see on see, aga see ütles seda, ma ei taha kuulda. Taavet ütles Taavetile ka, ja Taavet läks venna juurest ära, ta eemaldus sellest, kes tast halba rääkis, ja läks meest juurde ja kuulas veel. Ja ütle, mis see saab, mis juhtub sellega, kes lööb vilistima, mis juhtub sellega, ta tahtis kuulata midagi muud, ta pöördus negatiivsest eemale. Ja paraku see oli tema oma pere, kellest eemale pidi pöörduma, sest pere oli tema vastu väga negatiivne. Kujuta ette, kui Taavet isegi, kui Samuel tuli, et võida kuningas, ta läks sinna kotta. Palju tal neid vendi oli? 7 tükki või palju neid oli? Ja kõik kutsuti sinna ette. Välja arvatud Taavet. Isegi see pere ei pannud Taavetit tähele, ta olid unustanud, aga meil on siuke poeg ka kuskil. Keegi, Taavet taoline on kuskil. Ja Samuel oli seal, see ei ole see, see ei ole see, see ei ole see, see ei ole. Oota, see rohkem poeg ei olegi või siin ei ole ükski, nendest ei ole ükski.
ma enne istun maha, ma enne ei söö, võta leivagi, kui sa oled toonud kõik oma pojad, ütlesid okei, minge tooge see sealt kuskilt põllu pealt ära. Ja siis ta võiti kuningaks. Siin on sama oluline suhtumine sellesse oma pereliikmesse või sellesse Taavetisse oli perel täiesti. Ja siin samamoodi, sa oled ülbe, sa oled siukene. Aga Taavet tegelikult oli puhtalt Jumala sulane, kes tahtis oma rahvale parimat. Amen. Või võtame Joosu ja Kaalepi loo. 4. Moosese 13:30 ütleb niimoodi. Vaata, alistada, Jumal on, me peame aru saama, Jumal on meie pool, Jumal suudab alati meie vaenlased alistada meile. Ja Kaalep ütleb niimoodi, siis Kaalep vaigistas rahva Moosese ees ja ütles, minge siiski sinna vallutage, sest me suudame selle alistada. Koos Jumalaga me alistume Jumalale ja Jumal suudab alistada kõik. 4. Moosese 14:9. Ärge ainult pange vastu Jehoovale ja ärge kartke maa rahvast, sest nad on meile parajaks palaks. Nende kaitsja on nad maha jätnud, aga Jehoova on meiega, ärge kartke neid. Jälle, tõde oli see, et seal olid hiiglased, seal olid Aanaki järel tulijad, seal oli jama ja nad tulid, nad on meile parajaks palaks. Me suudame need alistuda, sest me oleme alistunud Jumala, me oleme Jumala rahvas. Me oleme Jumala võimsa käe all. Alistumine Jumala sõnale, alistumine Jumalale, mida Jumal tahab teha. Kaalep ja Joosua tegid, mida need inimesed nende ümber tegid? Nad hakkasid laimama, hakkasid tegema ja paraku see läks maksma Iisraelile see, et nad istusid 40 aastat kõrbes. Aga nad oleks alistunud Jumala sõnale, oleks Jumal alistunud vaenlase neile. Amen. Paulus ütleb väga huvitavalt. See on järjekordne alistumisviis on see. Kui me vaatame Paulust Filippi 3. peatükis 5. salmis. Ma olen ümber lõigatud 8. päeval. Ma olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust. Ma olen heebrealane, sündinud heeblasist, käsuõpetuselt fariser, innukas koguse tagakiusa, laitmatu käsuõpetuse poolest. Mida ta räägib? Mul on siuke haridus, mul on siuke haridus, ma olen siuke haridusega, ma olen siukse haridusega, ma olen siukse haridusega. Ma olen väga kõrgelt haritud. Ma olen väga innukas, ma tean kõike. Mida see räägib, kui me siin peataksime? See räägib teatud uhkuse toonist. Mina. Vaata, mida Paulus selle peale ütleb. Aga mis mul oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, tõesti, ma arvan, kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülimuse tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeks, et kasuks saada mida? Kristust. See on jälle alistumine. Kui palju ma olen kuulnud, ma olen seda õppinud, ma olen seal käinud, ma olen seda, ma tean seda, ma olen kõik see. Aga Paulus ütles, ma tean seda kõike, ma panen selle kõik maha. Te ütlete, et ma ei kasuta seda kõike, mis ma olen õppinud, aga ma panen selle kõik maha, et saada kasuks Kristust. Nüüd Kristus õpeta mind, juhata mind. Mida ma võin panna praktikasse, kuidas ma võin seda kõike kasutada, mis suunas ma võin liikuda. See on jälle seesama alistumine Jumalale. Kui palju ma olen kuulnud, eriti meeste puhul on see, tänapäeval kahjuks tuleb see ka naiste puhul väga palju välja. Mina pean ise tegema. Mina olen see. Mina. Oled sa kuulnud seda? Oled sa näinud seda? Ma pean ise. Mul ei ole Jumalat vaja, sest ma ise. Tegelikult on see, et okei, Jumal, mida sina tahad, et ma teeksin? Ja see ongi see koht, kui me mõtleme, et mina ise, see on see koht, kus me ka ei heida oma muresid Jumala peale. Sest miks?
ma olen nii kõva tegija, ma lahendan ise oma mured ära. Kui Taavet oleks võinud öelda, et aga ma olen ise, ma olen nii kõva mees, ma olin karu maha, ma olin lõvi maha, mis see üks koljatab, ma lähen teen, ma lähen olen, sest ma olen nii võimekas. Kui tema kogu see rõhk oli kelle peal, Jumal andis karu minu kätte, Jumal andis lõvi minu kätte ja Jumal annab ka selle vilisti minu kätte. Ei olnud, et mina tegin, mina õppisin. Ta ei öelnud kunagi, et ma olen see võimas laulja. Mina panin kõik need laulud kirja siia. Ei ole, vaid ütles, et Jumal on andnud mulle selle kõik. Pauluse kohal ka, et ma olin seda teinud, ma olin see. Ma jätan selle nüüd kõik maha. Et Kristus saaks minu sees võimu. Ja see nõuab tugevust tegelikult. Ma olin, see nõuab tugevust, sest inimesed tulevad ütlema, sa ei muretsegi enam, sa oled rõõmus kogu aeg, mis sul viga on? Sa käid koguduses, ainult nõrgad käivad koguduses, tegelikult koguduses käivad tugevad inimesed, nõrgad on need, kes ei tule kogudusse. Sest nõrgad leiavad alati vabanduse, põhjenduse, miks mitte minna. Tugevus ütleb see, et Jumal ütleb, ärge jätke koguduses koos käimist. Eriti veel, kui näete päeva kurjaks minema. Ma alistun Jumala sõnale. Uhked ütlevad, ma juba tean kõike. Alati ütleb, et Jumal, õpeta mulle veel. Uhke ütleb, et mina lähen, mina suudan. Ma olen juba nii palju teinud, ma olen nii palju piiblit. Alati ütleb, et Jumal, sa oled nii võimas, Jumal. Ma isegi ei tea poolt veel. See näitab seda, et Jumal, õpeta, näita mulle veel. Samamoodi nagu see Taaveti puhul. Me näeme väga hästi, Taaveti puhul oli seda, kus ta vend, et sa oled see, ei, Taavet ütles, et Jumal, sa andsid selle, Iisraeli rahvas vajab vabadust sellest hirmust. Ma lähen teen sinu nimel seda. Ja vaata, mis ta edasi ütleb. Ja et mind leitaks tema sees, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristus usu kaudu, see, mis tuleb Jumala usu varal. Ja ma tunneksin ära tema, et ülestõusmise väe, tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen ülestõusmine surnute seast. Ei mitte, et ma olen selle juba kätte saanud või olen juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada selle, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat, ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga, sirutun sinnapoole, mis on ees, ma pürin seatud eesmärgi poole taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ta ütleb, et ma võiksin kiidelda, ma oskan seda, ütled, ei, ma ei oska veel midagi. Aga ma pürin aina edasi ja aina edasi ja aina edasi. Ja mulle meeldib, kuidas Kenneth Copeland on rääkinud, Kenneth Hagin on rääkinud. Ja kõik ühte alandlikku joont ma näen. Mida vanemad nad Kristuses on, mida rohkem nad käivad, seda rohkem nad tunnistavad, kui vähe me tegelikult teame. Uhkus ütleb, mul ei ole enam aega piiblit lugeda. Uhkus ütleb, et ma tean juba kõike, ma olen juba seda kuulnud, ma olen juba seda teinud. Ja Kenneth Hagin rääkis kogu oma teenistusaja, tema põhikirja kohta oli mis? Markuse 11, 22, 23. Ja ma arvan, et sellest kirjakohast ta rääkis sadu ja sadu ja sadu ja sadu kordi ja ütles, mida rohkem ma räägin, seda rohkem ma näen. Mida rohkem ma räägin, seda rohkem ma näen. See on üks osa alandlikkusest, et Jumal, et ma tean, ma olen lugenud, ma tean, aga Jumal, tegelikult ma ei tea veel mitte midagi. Õpeta mind. Me ei ole rumalad, saad aru, ma ei räägi sellest rumalast poolest, et ei, see on see alandlik pool, et Jumal, ma alistun sinule. Ma annan kõik sulle üle, ma annan oma mured sulle, ma annan selle sulle. Ja samas selles on ka tugevus, et Jumal, ma lähen, see on see, et miks sa seda teed, sest Jumal ütles mulle teha. Taavet ütles ka, ma teen seda, sest Jumal andis selle mulle. Inimestele ei meeldi tihtipeale, miks sa koguduses käid? Miks sa tuled siia? Sellepärast, et Jumal ütles. See on teatud alandlikkus. Ja tead, miks on vaja alandlikkust meile? Alandlikud saavad mida? Armu. Jumal paneb alandlikud seisma. Jumal paneb uhketele ja kangetele vastu, aga alandlikud saavad armu ja Jumal ülendab alandlikke. Amen.
õpetussõnad ütleb. Ja üks asi, mis on huvitav, üks kirja kohta väga huvitav Piiblis. Laulud 25:9. Jumal näitab oma plaani alandlikele. Kui Jumal on mingi plaanid asjad, ja kes seda näevad? Alandlikud näevad seda, sest ta ütleb väga huvitavalt, Laulud 25:9, ta juhib alandlikke kulgema õigluses ja õpetab alandlikele oma teele. Sest alandlik ütleb, et Jumal, mida sa tahad, et ma teeksin? Jumal, mis on sinu plaan? Jumal, mis on sinu tahe? Mitte see, mida inimesed me ümber ütlevad, ära tee seda, ära mine sinna, too on loll, vaata, mis ta tegi, ta on täitsa loll. Kui palju me seda kuuleme, see on valeõpetus, ainult meie oleme need õiged, me oleme need pühad. See pole tähtsus on see, mida meie teeme. Ja kui meil on vaja teistest midagi, me palvetame, Jumal õnnista neid, anna neile tark sinust vaimu sinu tunded, valusta neile südames, et teaks, milleks sa oled nad kutsunud. Aga Jumal näitab meile, mida meie peame tegema. Mis on sinu plaan meie jaoks? Sest päeva lõpuks me jookseme ühte võidujooksu. Eriti veel, kui me oleme päästetud. Ma ei räägi nendest, kes ei usu päästesse, kes arvavad kõik. Aga ma räägin just kristlikust maailmast. Kui me usume, et Jeesus on meie isand. Ja kes tunnistab oma suuga, et Jeesus usub oma südames, et Jumal ta surnud, me oleme päästetud. Ja kui palju me kuuleme, see on selline. Mida see näitab? See näitab seda, see, kes seda räägib välja, on tegelikult uhke ja kangekaalne ja ta pole alistunud Jumalale. Ja Jumala sõnale. Sest Jumal on armuline temale, nagu ta on armuline minule ja sinule. Amen. Õpetussõnad 22:4 ütleb. Alandlikkus ja Jehova-kartuse tasu on mis asi? Rikkus, au ja elu. Okkad ja paelad on valeliku teel, oma hinge hoiab, kes jääb neist eemale. Amen. Ja see on nii tähtis, kõik need jutud, asjad väljaspoolt. Piibel ütleb, ole ettevaatlik, see toob okkaid su teele, valelikkus. Toob lõpuks mida? Okkaid. Alandlikud saavad, mis Jumal on nad kutsunud. Amen. Laul 37:11 ütleb, et alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu, millest? Suurest rahust. See ongi, et Jumal, ma alistun sinule, sinu sõnale. Ja Jumal ütleb, et ja kui sa annad kõik oma mured mulle, heidad kõik need minu peale, kohes palve anumise tänuga, siis minu rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab sinu südamed ja mõtted kus kohas? Kristuses Jeesuses. Väga huvitav lugu on tegelikult sellest, mida teeb Jumal alandlikega. Ta kaitseb neid ja hoiab neid. Ta ülendab neid. 4. Moosese 12:3. Ja me teame, üks mees seal oli Mooses. Ja selle pealkiri on Mirjam ja Aaron ässitavad rahvast Moosese vastu. Seal on alati inimesi, kes tahavad ässitada kedagi kellegi vastu, kui palju ässitatakse pastorite vastu, kui palju ässitatakse inimeste vastu. Ükskõik, nad tahavad leida ükskõik mis põhjuse, et ässitada kedagi kuskil, vaata, mis on eesmärk? Ässitamise eesmärk on alati tihtipeale hävitada midagi. Ja vaata, mis ta siin ütleb. Moosese 12:1 salmist loeme. Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võttud, sest oli võtnud naisega etioplanna. Nad ütlesid, kas Jehova räägib ainult Moosese läbi, eks ta räägib meie läbi, Jehova kuulis seda. Nad läksid sinna, et Mooses, sa oled seda teinud, kas sa ei olegi enam püha mees, kas sa tahad öelda, et Jumal räägib ainult sinuga, ta räägib meiega ka. Me oleme nii kõvad.
Nad hakkasid vinguma, virisema. Ja tead, mis oli kõige hämmastavam? Mõtle selle peale jälle, kes oli Mirjam ja kes oli Aaron Moosesele? Õde ja vend ja vanem õde ja vanem vend. Mooses oli nendest kõige noorem. Nii palju, kui ma tean. Ma ei ole kindel, seda võib uurida, aga nii palju, kui ma olen aru saanud. Mooses oli kõige noorem nendest. Ja hakkasid vastu. Ja selle peale ütleb 3. salm. Aga mees Mooses oli väga alandlik. Alandlikum kõigist inimestest maa peal. Ja siin ma nägingi see koht, kus ütles, et Jumal, see on sinu probleem. Jumal, mis sa teed? Jumal, sina panid mind sellesse positsiooni. Sina ütlesid mulle, mine juhi rahvast. Sina ütlesid seda mulle. Sa panid Aaroni kõrvale. Mirjam, ma ei tea, mis Mirjam, kus tema sinna tuli, seda ma ei tea täpselt. Ja Mooses ütles, et tegele. Ja Jumal hakkas tegelema. Ja Jehova ütles äkitselt, Moosel, Aaron, Mirjam, minge tee 3 välja kogu see telgi juurde ja need 3 läksid. Ja siis Jehova astus alla pilvesambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaron, Mirjam ja mõlemad läksid. Ja Jehova ütles, kuulge ometi mu sõnu. Kui teie hulgas on prohvet, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses. Räägin temaga unenäos. Nõnda aga ei ole mu sulane Mooses, tema on ustav kogu mu kojas. Temaga ma räägin suust suhu ilma mitte nägemuste mõistatuste läbi ja tema võib vaadata Jehova kuju. Mis pärast te siis olete kartud rääkida vastu mu sulasele Moosesele? Ja Jehova viha süttis põlema nende vastu ning ta läks ära. Kuid ette, mis juhtus? Nad tahtsid tuua lahkelu, nad tahtsid tuua midagi, mis hävitab. Kuidas Jumal suhtus sellesse? Ja Mooses, Jumal, see on sinu probleem. Ja Jumal võttis asja väga tõsiselt. Ta ei mänginud, Jumal ei mänginud mängi. Ma saan sust aru, ei ole hullu midagi. Ma räägin sinuga ka. Ei, kui Jumal oli pannud Mooses positsiooni, ta oli nende noorem vend. Pealtnäha, kes sa siuke oled? Ma tean küll sind. Tihtipeale me teeme inimestega. Võib-olla me teeme mõne pastoriga, võib-olla me teeme ükskõik kellega kuskil. Kes sa siuke oled? Sina küll mulle ütlema ei tule. Jumal räägib minuga, aga Jumal on pannud mingi positsiooni paika. Kui Jumal on midagi kuskil teinud, see nõuab ka alandlikust alistuda ennast ülemustele, juhtidele sellele. Ja selles olukorras me näeme, kus Mirjam Aaron, kes oli õde ja vend, hingusid ja Jumal sai vihaseks ja läks minema. Ja vaata, mis juhtus. Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, näe, siis Mirjam pidali tõvest lumivalge. Aaron pöördus Mirjam poole ja too oli pidali tõbine. Siis Aaron ütles Moosele, mu issand, ära pane me peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime. Muidugi väga hea see oli see, et me panime puusse, me eksisime, me tegime valesti. Aaroni puhul alandlikkus kohe tuli mängu. See on hea märk. Jumal näitab tegelikult, mida tähendab tüli tekitamine, mida tähendab vale rääkimine, vastuhakud. Aga ta räägib, et miks Jumal sai tegutseda Moosese läbi? Mooses ütles, siin on probleem. Ja me näeme, kuidas Jumal tegutses selles olukorras. Kiitus Jumalale, kui asjad läksid kehvasti, aga Aaron leidis alandlikult, kui alandlikult me eksisime, ära pane seda süüd meile, päästa meid sellest. Ja tihtipeale ka meie peame vaatama selle peale, et Jumal, et ma olen käitunud valesti, ma näen sinu sõnast, ma olen teinud eksinud, ma olen rääkinud valet. Ja isegi me ei tohiks rääkida oma ülemuste positsioonidele, kes meie riigijuhid on. Me ei tohiks kunagi ühtegi halba sõna neile rääkida nende kohta. Me ei tähenda, et me nõustume nende tegudega, aga me peame austama positsiooni. Me näeme läbi pühakirja kogu aeg seda. Ka isegi mäletad, Paulus ütles, ta oli suurkohtu ees ja siis isegi ülempreester ei löönud või ta andis käsu sulasele, ta andis talle, siis lõi vastu, ma ei tea, kuhu vastu suud või kuhugi. Ja siis ta ütleb, see on lubatud see, miks sa, noh. Ja siis ta ütleb, et kas sa sajatad ülempreestrit? Paulus ütles, ma palun vabandust.
Piibel ütleb, ära sajata. Ometi oli tehtud valesti ja valesti käitunud. Ära sajata oma ülemust, ära sajata oma. Samamoodi meie puhul. Piibel ei mitte kuskil meid kutsunud rääkima halba ülemustest ja nendest. Mis ta on kutsunud meid tegema? Palvetama nende eest. Ja ära lase teda jääda surnu sündinud sarnaseks, kelle juba ema ihust väljumisel on pool ihu kõdunenud. Siis Mooses kisendas Jehova poole, öeldes, oh Jumal, teed ometi terveks. Ja Jehova vastas Moosesele, kui ta isa oleks sülitanud temale näkku, kas ta ei oleks siis pidanud häbenema 7 päeva. Olgu ta 7 päevaks suletud väljaspoole leeri ja seejärel ta võetugu tagasi. Siis suleti Mirjam 7 päevaks väljaspoole leeri ja rahvas ei läinud teele enne, kui Mirjam oli tagasi võetud. Pärast seda rahvas läks teele Haserotist ja nad lõid leeri üles Paarani kõrbe. Kas pole huvitav? Alandlikkus päästis jälle Mirjami teistpidi. See näitab seda, et Jumal on alati, nad parandasid, nad läksid selle Moosese vastu, kõige vastu ja esitasid rahvast Moosese vastu, et me oleme ka kõvad. Tuli Jumala kohtumõistmine, tuli Jumal, nad parandasid meelt, nad alandusid, nad said armu. Alandlikud saavad alati armu. Aga me näeme Moosese puhul. Mooses ei teinud midagi, siis Jumal prom. Ja siis Aaron nägi, mis nad olid valesti teinud, siis anna meile andeks. Ja said armu, Mirjam sai terveks. Amen. See näitab seda, alandlikud saavad alati armu, alandlikud alati võidutsevad. Jumal saab midagi teha alati alandlikkusega. Ja me alandume Jumala vägeva käe alla. Ja üks osa alandumisest on Jumala sõna alla alandumine. Viimane lugu oli jälle natukene kurvem lugu, on Sauli lugu, kus ta saab käsu Jumalalt, kuidas käituda, mismoodi teha. Ja, aga siis Jumala tõotus viibib natukene. Ja lähme loeme seda lugu. Esimene Samueli 13.1. Saul oli olnud aasta oma kuningriigi üle ja valitses 2 aastat Iisraeli üle. Kui Saul enesele valis Iisraelist 3000 meest, neist oli 2000 Sauliga, Miikamis ja Peetelis mäestikus ja 1000 Joonataniga Benjamini Gibeas. Aga ülejäänud rahvas oli ta ära saatnud igaühe oma telki. Joonatan lõi Keebas oleva vilistite linnaväge ja vilistid said sellest kuulda, siis Saul laskis kogu maal sarve puhuda ja öelda hebralastele, kuulge seda. Ja kui Iisrael kuulis räägitavat, et Saul oli löönud vilistite linnaväge, samuti ka seda, et Iisrael oli vilistitele muutunud vastikuks ja rahvas kutsus Gilgalist Saulile järgnema. Ja vilistid kogunesid sõdima Iisraeli vastu 30 000 sõjavankrid, 6000 ratsanikku ja muud rahvast, nõnda palju nagu liiva mere ääres. Nad tulid üles ja astusid leeri Miikamist, Bet-Avenist ida poole. Iisraeli mehed nägid, et neil kitsas kätte tuli ja et rahvas oli kimbatuses ja puges koobastesse, kibuitsa põõsastesse, kaljulõhedesse, keldritesse ja kaevudesse. Kui teete, see oli nii juba olukord, et nad põgenesid, peitsid ennast igale poole iisraelased, jah? Kui teete, kaevudesse igale poole peidavad, jah? Olukord on kehva. Kui ta oli oodanud 7 päeva, hebralasi läks ka üle Jordani Gaadi ja Gileadi maale, Saul aga oli Gilgalis ja kõik rahvas oli järginud temale värisedes. Rahvas käib Sauliga kaasas, jah? Rahvas tuleb, aga hirm on, sest suur sõjavägi on nende vastu. Kui ta oli ootama 7 päeva Saamul poolt määratud ajani, seal oli mingi päev oodata, keda? Samueli, prohvetit. Mine sinna, oota. Mis igasel põhjusel, see oli käsk, see oli Jumala sõna tulnud. Jumal ütles, ära muretse, ma pean hoolt sinu eest. Jumal ütleb, sa oled terveks saanud Jeesuse vermete läbi. Heida kõik oma mure minu peale, ma pean hoolt sinu eest. Jumal on öelnud oma sõna. Ta on andnud oma sõna. Ta ütles, et ma ei jää kunagi hiljaks.
ta ütleb, tulge julguse Jumala troni ette. Meil on neid sõnu, mis on selles olukorras. Saamuel sai sõna. Või Saul sai sõna Saamuelilt. Määratud ajani. Saamuel aga Gilgalisse ei tulnud. Kui ta ei olnud tulnud, siis hakkas rahvas tema juurest laiali valguma. Kui teete, Saamuel pole tulnud, midagi ei toimu, kõik on siuke, me oleme, praegu on need ajad, kus midagi ei toimu, kõik on siuke, me ootame, väge, seda, rahvas ei viitsi enam kogudusse tulla, rahvas valgub laiali, siis hakatakse tegema igasuguseid programme, et rahvast hoida kuidagi kokku, meelitame rahva kuidagi, kui sa saad aru, mis ma mõtlen. See on see, mis Saulil juhtus, rahvas hakkas laiali valguma. Saul võtab kätte, et teha ruttu, et rahvas ära ei läheks. Kui sa saad aru, mis siin juhtub praegu, on ju? Aga tal on käsk Saamuelilt oodata. Siis ütles Saul, tooge mulle põletusohver ja tänuohvrid ja ta ohverdas põletusohvri. Aga kui ta oli põletusohvri ohverdamise oli lõpetanud, vaata, mis juhtus. Kui teete, tihtipeale ongi, me anname liiga kiiresti alla. Ja Saul oli samamoodi. Liigud oli sel momendil oli lõpetatud põletusohvri toomise, mis juhtus? Saamuel ilmus välja. Saamuel ilmub välja. See, kes oli öelnud, oota, ma tulen. Kes me teame, mis seal võis juhtuda, miks ta jäi hiljaks või mis seal oli. Aga täpselt sel momendil, kus Saul oli teinud midagi, mida ta ei tohtinud teha. Ta oleks pidanud jääma alandlikult Jumal, sul on plaan, sul on eesmärk, sul on midagi mu jaoks, sul on tervis mu jaoks, sul on varustatus mu jaoks. Paljud jäävad ilma selle eest, et sellepärast nad ootavad ja nad ei saa. Kui paljud lõpetavad näiteks 10 maksmise, ma olen nii palju 10 maksmise, ma ei näe. Tegelikult probleem on selles, et nad ei ole tähele pannud, mida Jumal on teinud. Ja siis nad arvavad, ma ei saa enam seda lubada, me ei saa lubada mitte maksta. Siis tuli Saamuel ja Saul läks temale vastu teda teretama. Selle vastu, nagu midagi poleks juhtunud. Tere, Saamuel, näed, ma tulin vastu. Aga Saamuel ütles, mis sa oled teinud? Mida sa oled teinud? Ja Saul vastas, kui ma nägin, et rahvas minu juurest laiali valgus ja sina ei tulnud määratud ajaks, vilistid aga kogunesid Miikamisse. Siis ma mõtlesin, nüüd tulevad vilistid mu vastu alla Gilgalisse, mina aga ei ole veel Jehova palet leevendanud. Siis ma sööndasin ja ohverdasin põletusohvri. See on see, et ta ei kuuletanud sellele, mida Jumal oli öelnud. Ta oli juhitud inimestest. Ta oli juhitud inimestest, kes ta ümber olid. Mitte sellest, mida Jumal oli öelnud. Ja see tihtipeale, mida ka kristlased teevad, nad lasevad mõjutada enda otsuseid sellest, mida maailm ütleb, mida teine kristlane ütleb. Kui Jumal on öelnud, hoia kinni. Jumal ütleb, et mis iganes ta on öelnud, käi koguduses ja keegi ütleb, ära mine enam kogudusse. Keda me kuulame? Kas me kuulame Jumala sõna või me kuulame inimesi enda ümber? Kas me alistume Jumalale, Jumala sõnale ja vaata, mis juhtus, kui ta tegi otsuse alistuda, sellele oli mõjutatud inimestest, mitte Jumalast. Vaata, mis juhtub. Saamuel ütles Saulile, sa oled talitanud mõistmatult, sa ei ole pidanud Jehova oma Jumala käsku, mis ta sulle andis, sest nüüd oleks Jehova kinnitanud su kuningriigi Iisraelis kui pikaks ajaks? Igaveseks. Kui ta oleks pidanud kinni käsust, kui ta oleks hoidnud kinni Jumala sõnast, oleks ta kuningriik kinnitatud kui pikaks? Igaveseks. Aga nüüd su kuningriik ei jää püsima. Jehova on enesele otsinud oma südame järgi mehe ja Jehova on teda käskinud olla vürstiks oma rahval, sest sina ei ole pidanud mis Jehova sind on käskinud. Mis juhtus? Lihtsalt see, et talle läks rohkem korda see, mida inimesed tegid tema ümber, kui see, mida Jumal oli öelnud. Ja see läks talle maksma kuningriigi. Kas polnud niimoodi? See näitabki seda, kui tähtis on alanduda Jumala vägeva käe alla.
et tema saaks meid ülendada, tema saaks meid hoida, tema saaks meid kaitsta. Amen. Kas Galaatias ta ütleb, kus ta ütleb seal, et me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi ära. See on täpselt sama, mis Saulil juhtus. Tuli see aeg kätte ja juhtud midagi, nüüd ma teen ise ruttu midagi. Ja see on paljud kristlased jäävad ilma oma tõotusest, sest nad väsivad ära. Aga kuidas me ei väsi ära? Me hoiame kinni Jumala sõnast, me laseme värsked olla Jumala sõnast. Mitte see, mida inimesed ütlevad. Kuid ette, kui õel on need, kes ütlevad, ära loe enam piiblit ja mis sa ikka sinna koguduse lähed ja vaata see, mis teeb ja vaata, mis too inimene tegi, vaata, mis kolmas tegi. Kui see ei ehita kogudus, kus see ei ehita kristlaskonda. Näiteks piibel ütleb väga hästi ka ühelt kohalt armastus. Mis armastus teeb? Armastus katab kinni. Mitte ei käi ringi, vaata, mis see tegi, vaata, mis see tegi. Jah, võib-olla ta eksis. Aga kui Jumala mulle andaks, on ta talle andaks, me katame selle kinni ja läheme edasi koos Jumalaga. Amen. Need on kõik on alistumised ja alandumised Jumala vägeva käe alla. Ja kui üldse keegi suudab midagi kuskil teha, on Jumal. Ja Jumal, aita mul olla parem. Jumal, aita mul olla teistsugune. Jumal, aita mul olla see, kes ehitab üles. Aita mul Jumal olla see, kes õhutab, julgustab. Et sinu kogudus, sinu rahvas saaks üles ehitatud. Et minu, mis iganes ma teen, et inimesed tuleks päästmisele, tõe tundmisele. Me pühendume oma elud Jehoovale, Jumalale. Inimestele võib teinekord näha, sa oled ülbe, sa oled kalk, sa oled mis iganes, aga tegelikult sa oled alanduses Jumala ees, et Jumal saaks sind ületada ja see näitab seda, et tegelikult kui tugevad me oleme. Amen. Filippi 2.5 ütleb, olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristuse Jeesusel, kes kuigi tuli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast saades sõna kuulekus surmani, pealegi risti surmani, sellepärast. Vaata, Jeesus võttis inimene, ta alandas ennast kui madalale. Kuni surmani. Sellepärast, et oli alandlik Jumala ees. Sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja andnud temale nime üle kõigi nimede, et Jeesus nimest nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaliste kui maalpealsed kui maalust omad, iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand Jumal isa auks. Miks Jeesus sai kõige kõrgema nime? Miks Jeesus sai meeleval? Miks talle anti see kõik? Sest ta alandus ennast. Ja mida rohkem alistume, alandume Jumalale, seda kõrgemaks Jumal meid ülendab ja tõstab. Kui me tahame näha midagi imelist ja midagi aulist, ütleb seda, ma alandun Jumalale. Ja alandumine ei ole nõrkus, see on tugevus. Me alistume Jumala vägeva käe alla, me alistume tema sõnale, me alistume, mis tal on meile öelda. Mitte see, mida inimesed me ümber ütlevad, vaid see, mida Jumal meile ütleb. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel, sa oled hea juustav, õige Jumal, sa oled püha. Isa, me täname sinu sõna eest. Isa, me täname sinu sõna on ustav, sinu sõna on püha ja õiglane. Ja isa, me täname, meil on privileeg olla alandlikud sinu ees. Et sa saaksid meid ülendada oma ajal. Alandlikud saavad armu. Isa, me täname, et me näeksime see, et see on tugevus, see ei ole nõrkus. Ja isa, me täname seda imelist tööd meie südametes. Andes me rohke ilmutlikku arusaamist, tarkust. Ja isa, tõesti me mõistaksime täielikult, isa, mille jaoks oled meid kutsunud. Isa, me õpiksime olema alandlikud ja näeksime seda, mida Jeesus on meil eeskujuks jätnud. Alandas ennast kuni surmani ja sellepärast on tema saanud nime üle iga nime. Isa, samamoodi me võiksime alanduses alandlikud olla sinu ees ja käia selles väes, mille jaoks oled meid kutsunud. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind kogu südamest Jeesuse Kristuse nimel. Amen. 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 Halleluja, kiitus Jumala.